Politsei räägib ikka, et liikluses on kõige ohtlikum manööver mööda sõita, aga kindlustajad kipuvad ütlema, et kõige rohkem raha läheb hoopiski parklatesse. Kuidas Swedbanka kindlustuse vaatenurgast on, et kas see jutt vastab tõele? Nii ja naa, ehk siis parklates kindlasti igasuguseid asju meil ette tuleb. Teiselt poolt, kui me vaatame statistikat, siis numbriliselt juhtub parklates ikkagi vähem kui tee peal, ma ütleksin, sest et täna me siin oleme Lõunakeskuse parklas, mis on LKF-i andmetel üks parkla, kus juhtub väga palju asju. Möödunud aasta 3. kvartalini vaadates 95 juhtumit siin, kahju kokku 170 000. Aga kui me vaatame jällegi LKF-i statistikat või ka meie kahjustatistikat, siis tegelikult 2024 oli liiklusõnnetusi kokku kuskil 36 000, 3 kvartalit 2025 25 000, ehk siis 95 000 siiski on veel väikene osa, et juhtub parklates, aga suuremad juhtumid ikkagi tee peal, ma ütleksin. Õnnetuste sattuja talitamine oleneb sellest, kas nad parklas või kuskil moel liikluses on tegelikult võrdlemisi samasugune, sest et võtmesõnaks on siin liikluskindlustus. Olukorra fikseerimine on märksõna. Kõigile tuleb meelde, vanasti oli meil blankett kollase ja sinisega, et täna on digitaalne liikluskindlustuse blankett, siis, mille abil saab ilusti kõik ära fikseerida, mis juhtus, kuidas juhtus, kes olid osapooled, pildid teha ja siis kõik ilusti edastada kindlustusseltsile. Täna me oleme liikluskindlustusega sealmaal, et väga mugav on kahjuavaldust esitada tegelikult ka oma kindlustusandja juures, et sa oled Swedbanka klient, logid sisse internetipanka, saadad kahjuavalduse isegi siis, kui sa oled liiklusõnnetuses kannataja. Et kui tavapäraselt mäletan vanasti, et süüdlase kahju käsitlus või kindlustusselts oli see, kelle poole pidi pöörduma, siis täna saab ilusti kõik asjad ajada oma kodupangas ära. Inimese jaoks ju lihtsam ka, et ei ole vaja uurida, mis firma on teisel osapoolel kindlustajaks ja nii edasi. Pöördud oma inimeste poole ja ajad oma inimestega asja. Täpselt nii, et juba tuttav klienditeenindus, juba tuttav teekond kahju menetlemise algatamiseks, seega väga super lahendus ja teeb kogu protsessi kiiremaks kindlasti. Et niigi on stressi juba palju, et te võtate natukene seda vähemaks? Proovime kõike teha, et kliendil oleks tõepoolest selles stressirohkes olukorras mugavam, sest et kuigi liiklusõnnetusi juhtub palju, nagu statistika seda näitab, siis tegelikult indiviidi tasemel ju ei pruugi seda iga päev juhtuda, iga aasta juhtuda isegi, ja siis kui see juhtub, et siis on pulss kõrgem küll.